tulemast Ohiira kontorisse. Meiega on Andrus siin, kes siis teeb ka tööd meigikunstnikuna ja on selline doktor Ohiira toodete suur fänn, kui ma nii võin öelda. Just nii. Ja täna tahtsime siis rääkida ilutoodetest, mis Ohiiral on, et kuidas need toimivad. Tema tuli meile täna siia, et jagada enda kogemust Ohiira probiootikumidega, et kuidas need teda on aidanud. Ja tal on olnud siis eelnevalt erinevaid allergiaid, toidutalumatuseid ja selliseid terviseprobleeme siis võiks öelda. Jah, võiks nii öelda. Kuidas sa jõudsid üldse Ohiira probiootikumideni? See juhtus 3 aastat tagasi ilumessil, kui üks naisterahvas soovitas mul neid süüa. Ja ma ei tea, sealt algas see kõik. Nii, aga äkki räägid lähemalt, et mis sul siis oli ja kuidas see asi toimis? Sellest ajast peale, kui ma mäletan, on mul alati olnud väga raske loomuline tolmuallergia. Nagu kui ma väike olin, arstid ütlesid mulle toona, et sa kasvad sellest välja. Aga mul läks iga aastaga aina hullemaks. Ehk siis lõpptulemus oligi see, et enne Ohiirat ma iga kevad ja suvi sõin iga päev allergiarohtusid, pluss kasutasin allergiaspreisid nagu ninna. Ehk siis ma olin nagu nende küüsis, ma ei saanud ilma nende tolle enam. Ja kas sa ennem seda proovisid ka teistsuguseid probiootikume? Ei, absoluutselt mitte. Ega mul ei ole, ega ma usun ka paljudel teistel noortel pole mingit usku mingi probiootikumidesse. Ega mul ka polnud. Mul polnud esimesed kuud sellesse usku. Sest nagu sa ei tunne alguses, ega sa ei tunne mitte midagi sükest, et sul kehas muutub midagi nii drastiliselt. Ja see kõik, see on ikkagi pikk protsess, et sa pead nagu jätkusuutlikult sööma neid igapäevaselt. No mina olengi praegu söön pool aastat järjest neid ja nüüd ma võin nagu julgelt öelda, et siis tõesti mu kehas on suured muudatused toimunud. Okei, aga missugused need muudatused on? Tahad sa täpsustada? No võime rääkida allergia kadumisest näiteks. Ma ei saanud aastaid piima juua, kuna mul lihtsalt ma ei kannatan seda laktoosiikogust. Nüüd ma joon piima ilusti. Mis sul juhtus, kui sa piima jäid? Seedimine läks paigast ära. Seedimine läks paigast ära ja enam ei... Nüüd on kõik okei, jah. Ja saad piima kuidagi kenasti. Lapsed? Eluõied. Eluõied, sa tahtsid rääkida eluõitest, et mida nemad siis või kuidas see lapsepõlv siis mõjutab meie tervist? Millest sa oled aru saanud? No kindlasti see tegelikult kõik algab kodust. Kui sul ei öelda näiteks väiksena, et võib-olla sa võid abi saada probiootikumidest või nii-öelda alternatiivmeditsiinist, siis sa võib-olla tulevikus ei teagi seda. Sa näed mingit reklaame, mõtled, mis see ikka võib olla, eks ole. Mina olen nüüd kasutanud seda võimalust enda õelaste puhul. Ja kui neil näiteks kõht valutab, nad teavad, et onu ainult on mustad kapslid, mis aitavad kõhuvalu puhul. Et nagu see on see alusta nagu sealt madalalt ja kunagi tulevikus ta teab, mis võib aidata teda. Et nagu see on kõik omavahel seotud. Täpselt nii. Just nii. Ja, kõik ongi omavahel seotud, et kaasa arvatud sellega, et Ohiira tooted ei ole siis lihtsalt probiootikumid, vaid need on selline funktsionaalne toidulisand, mis ühendab endas prebiotikumid, probiotikumid ja postbiootikumid ehk siis probiootikumide elutegevuse jäägi, kui nii võiks öelda. Enne seda, kui ma hakkasin sööma neid probiootikume, nagu peale tööpäeva, ma ei viitsin mitte midagi teha. Aga praegult, kui ma lõpetan kell 8 õhtul tööpäeva, ma lähen koju, võtan enda trenni ja siis lähen trenni veel. Mul on seda energiat, et seda teha. Ja mul on seda tahtmised seda teha. Nagu kui ma alustasin, ma võin öelda, et ma tulin sellisest suurest mustast august, kuhu ma olin lihtsalt ennast mätsinud ise. Ma ei saa mitte kedagi süüdistada, et keegi tegi seda, sest ma tean, et ma ise lasin endal minna sinna. Mind ei huvitanud nagu mida ma söön, mind ei huvita mitte midagi sükest, ma ei nagu lihtsalt läksin vooluga kaasa. Väga paljud lähevad vooluga kaasa ja ei pane tähele, mis tegelikult iseenda sees või ümber toimub. Ja see siis põhjustab tihtipeale seda musta auku sattumist, et ollakse depressioonis aga depressioon, üks hiljutine uuring, see on selline eksperimentaalne uuring alles, seda hakatakse nii-öelda kinnitama, aga hüpotees on püstitatud, et depressioon ja stress ei ole mitte vaimse tervise häired, vaid need on keskkonnahäired. Ehk siis see keskkond, milles sa elad, on sinu jaoks vale. Ja ma väga ootan huviga, et mis sealt tuleb ja kuidas need teadlased ja psühholoogid selle nüüd nagu niimoodi paika panevad, et see muudab tegelikult kogu seda suhestumist
selle koha pealt, mida me vaatame, et kuidas haigused tekivad, mis on just nimelt need vaimsed haigused nii-öelda ja kuidas seda saab nii lihtsalt selle keskkonna muutmisega mõjutada. Mul on tavaliselt aastas vähemalt üks kord angiin, mul on krooniline angiin. Ja sel aastal ma tegin kõike teistmoodi. Nimelt ma helistasin siis teie ettevõtte omanikule, küsisin, mis ma tegema peaksin. Kas ma lasen nendele antibiootikumid peale panna või siis on mingi muu võimalus. Ja ta ütles mulle, et proovi, mis oli küll, ma ei ütle, et kõik peaksid tegema seda, see on eksperiment. Ma sõin 10 probiootikumi päevas. Ossa sade, ma olen 5 tükki söönud ja ma ei saanud 3 päeva magada. Miks? Sellepärast, et liiga palju energiat oli. Mina sõin 10 tükki täitsa ja mul ei 3 päevaga angiin läinud. Mul ei olnud nagu mul ei mandlid paistes, põletikus ja mul kadus see. Üks lihtsam lahendus on seda pastat süüa, moosipasta. Et ma ise proovisin seda siis, kui ma käisin seal vihmametsas. Ma jäin samamoodi, ma jäin angiini laadsesse põletiku, aga ma ei julge öelda, et see oli angiin. Sest mul ei olnud palavikku, ma olin hästi loid, ma ei suutnud püsti tõusta ja kurk oli haige ja mul oli see pasta kaasas, sest ma kasutasin seda sellel eesmärgil, et ma ei saaks tegelikult mingeid karme kõhuhaiguseid seal, et ma saaksin korralikult puhata ja nautida oma puhkust, mitte olla vetsuvangis. Ja siis ma hakkasin seda pastat sööma seal kuskil see oli kuskil 5 või 6 või isegi 7 tükki päevas, et ma võtsin ikka väga suured kogused seda sisse, aga ma sain ka 2 päeva pärast ma juba liikusin ringi ja 3. päeval ma läksin jälle metsa uudistama, nii et see oli nagu täitsa uskumatu, kui kiiresti sellest välja tuli. Just nimelt selle bakteriaalse tasakaalu muutmisega. Ega ja kui ma käisin 1 aasta Egiptuses, nagu see ei olnud mitte mingi kuurort, seal elasid kohalikud ainult. Ja mul oli samamoodi hirm, et nagu see, mida ma suhu topin, siis kõik rääkisid, kui jõudnud seda toit on, eks. Ja kui ma sõin juba siis probiotse, hea sõin küll. Ja mul olid kaasas need ja mul ei olnud mitte kordagi mitte ühtegi nagu kõhuprobleemi. Elu on seiklus. Elu on seiklus ja katsetada saab, aga võib turvaliselt katsetada niimoodi, et need kasulikud tooted on kaasas. Doktor Ohira probiootikumide kapslid. Ainsad elusate piimhappebakteritega kapslid Eestis.